Tere! Sa oled nüüd õppinud, et on olemas sellised funktsioonid nagu siinusfunktsioon, koosinusfunktsioon ja tangentsfunktsioon. Aga kas sul on tekkinud küsimus, et miks on siin perioodiliste funktsioonide teemas need siinus, koosinus ja tangens, mida sa oled õppinud ju kunagi kolmnurga ehk trigonomeetria teemas? Mida need tüübid teevad siin? Nendel graafikutel pole ju isegi mingeid kolmnurki. Tõepoolest, see ei ole mitte juhus, vaid neid kolme funktsiooni nimetatakse trigonomeetrilisteks funktsioonideks, sest nad ongi matemaatiliselt seotud kolmnurgaga. Ja need funktsioonid annavad sellised graafikud, kust me näeme, et tegemist on perioodiliste funktsioonidega. Graafiku osad korduvad iga natukese aja tagant. Aga kuidas see nii on? Seda selles videos õpimegi. Täpsemalt vaatame, kuidas on omavahel seotud kolmnurga siinus ja siinusfunktsiooni graafik. Loodetavasti aitab see video sügavamini mõista, kuidas on trigonomeetrilised funktsioonid seotud teiste matemaatika teemadega. Kõigepealt, mõtleme ühe nurga peale. Ma veel ei joonista teda, ma ei ütle, kui suur ta on, sest see nurk hakkab muutuma. Niisiis, ta on muutuja. Ühel tublil muutujal oleks tarvis nime. Paneme talle nimeks näiteks alfa. Ja nüüd selle muutuja ehk nurga alfa väärtus võib olla näiteks 30 kraadi või 60 kraadi või 132 kraadi, mis iganes. No joonistame praegu lihtsalt mingi nurgakujutis, et oleks silme ees. Kui meil on see nurk olemas, siis mis see nurga siinus oli? Mida see tähendas? Täisnurkse kolmnurga puhul oli see vastaskaateti ja hüpotenuusi suhe. Kujutame siis oma nurka ka osana täisnurksest kolmnurgast. Siin on vastaskaatet ja siin on hüpotenuus. Tähistame siin kolmnurga küljed A, B, C. Ehk siis siinus alfa on külg A jagatud küljega C. Ja nüüd, kui me hakkame seda nurka alfa muutma, siis mis juhtub kaatetite pikkustega? Kas need jäävad samaks või muutuvad kuidagi? Ikka muutuvad. Näiteks sellesama vastaskaateti pikkus muutub iga kord, kui alfa muutub. Ja nüüd meil ongi tegelikult olemas siinusfunktsioon. Vaata, iga funktsiooni puhul on meil mingi väärtus, mida nimetatakse tavaliselt argumendiks ja mingi teine väärtus, mida nimetatakse sõltuvaks muutujaks. Vastaskaateti pikkus sõltubki siin alfast. Kui alfa muutub, siis muutub ka vastaskaateti pikkus. Funktsioonide kohta teame ju seda, et neid on võimalik kujutada visuaalselt, graafikuna koordinaatteljastikus. Ja siin teeme endale kohe 2 koordinaatteljastikku. Esimesele paigutame oma nurga, paneme nurga tipu koordinaatide alguspunkti. Võtame nii, et lähiskaatet on x-teljega paralleelne, ta on nii-öelda x-telje peal ja et hüpotenuus oleks pikkusega 1. Mis te arvate, milleks see hea on, et hüpotenuus just 1 on? See on hea seepärast, et kui me hakkame siinust arvutama, siis meil on alati tehe vastaskaatet jagatud 1-ga, mis on vastaskaatet. Ehk siis nii on lihtsam, nii palju vähem on vaja arvutada. Ja nii nagu funktsiooni graafiku joonestamine ikka käib, meil on vaja anda argumendile mingeid väärtusi ja kanda siis tulemused punktidena peale. Ja need punktid me märgime teisele graafikule. Selleks lepime kokku, et x-telg kajastab meil nurga alfa väärtusi ning y-teljel on siis sellele vastavad siinus alfa väärtused. Näiteks, kui nurk alfa on meil 30 kraadi, mis sellisel juhul selle siinus on? See on hea lihtne meelde jätta, et siinus 30 kraadi on 0,5, eks ole. Ja ma tuletan meelde, et kuna meil hüpotenuus oli 1, siis antud juhul on meil olukord, kus siinus alfa on alati vastaskaateti pikkus. Ehk siis vastaskaateti pikkus on 0,5. Ja selle punkti y-koordinaat siin oleks 0,5. Kui me nüüd tuletame meelde, et siinusfunktsioon oli kujul y võrdub siinus x, siis x on meil praegu nurk alfa suurusega 30 ja selle siinus on 0,5, mis ongi meil y väärtus. Kanname selle punkti teisele koordinaatteljastikule. Aga alfa ei ole meil ju mingi kindel väärtus, vaid muutuja. Nii et proovime erinevaid väärtusi, saame oma graafikule punkte juurde. Võtame muutuja alfa väärtuseks 45 kraadi, siis on siinus 0,707, märgime selle ka graafikule. Kui alfa on 60 kraadi, siis siinus on 0,866. Kui alfa on 90 kraadi, siis siinus on 1, ehk sama mis hüpotenuusi pikkus. Ja siit suuremaks ei saa enam siinuse väärtus minna. Ja pange nüüd tähele, kui siit edasi minna. Selle siinus on 0,866. Märgime graafikule. Mis võiks olla 180 kraadi? Muidugi 0, sest vastaskaateti pikkus on 0. Tema y-koordinaat on 0. Jälle märgime graafikule. Ja mis nüüd saab siit edasi minnes? Kui nurka alfa on 210 kraadi, miinus 0,5, sest selle tipu y-koordinaat on ju 0-st allpool, eks ole. 270 kraadi, miinus 1.
Siit jälle vastaskaateti pikkus ei saa enam suuremaks minna, sest kui võtame näiteks 300 kraadi, on miinus 0,866. Ja niimoodi me võime käia selle nurga alfaga täisringi ära. 360 kraadi on ju sama, mis 0, eks ole, ehk siis siinus 360 on sama ja me näeme, et Y on selles kohas 0, ehk siis siinus 360 on 0. Ja kui me nüüd vaatame kõrvale sellele teisele koordinaatteljastikule, siis me näemegi juba tekkimas seal sinusoidi. Ja kui me läheksime siit edasi järgmisele ringile, no näiteks 390 kraadi, 450 kraadi, 540 kraadi, 720 kraadi, siis siin esimesel teljastikul me teeksime seda sama ringi uuesti, aga siin teisel teljastikul meil korduks sama asi uute lainetele. Ehk siis siit paistab hästi välja see, millest oleme juba varasemates videotes rääkinud, et siinusfunktsioon väljendab ringikujulist korduvat liikumist. Et kui me paneme selle nurga alfa ühe haara niimoodi ringi käima ja kuvame seda ringikujulist liikumist ajas, siis me saamegi sinusoidi. Ja see ongi praeguseks kõik. Mis siit videost meelde võiks jääda? Kõige olulisem ongi lihtsalt mõista, et siinusfunktsioon ei tule kuskilt õhust, vaid see on seotud selle siinuse mõistega, mida õppisime kolmnurga juures. Ja et nurgahaara ringikujuline liikumine annabki selle lainetava graafiku, mida me nimetame sinusoidiks. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni!